Õhk-vesi soojuspumpade valikul on kõige olulisem, et sa ei valiks liiga väikese võimsusega seadet. Õhk-vesi lahendus võiks olla alati mõistliku varuga, circa 10–20% üledimensioneeritud. Vaid nii jaksab süsteem efektiivselt talvisest pagasest läbi murda ning teenida klienti pikki aastaid. On tähtis teada, et õhk-vesi soojuspumpasid on 2 liiki. Monoblokk ja split-tüüpi pumbad. Monoblokk õhk-vesi soojuspumbas toimub soojusülekanne pumba välisosas, välja arvatud Alfa Innotex sisetingimustesse paigaldatavad õhk-vesi soojuspumbad, mille kohta on meil koduleheküljel eraldi video. Monoblokk tüüpi seade väljub tehasest hermeetiliselt suletud süsteemina. Soojuspumba paigaldaja monteerib vaid veetorud ning freooniga tal otseselt kokku puutuda ei tule. Split-tüüpi õhk-vesi soojuspumbad tulevad tehasest seevastu hermeetiliselt mitte suletud süsteemina. Soojuspumba paigaldajal tuleb teostada ka freoonitorude ühendamine soojuspumba sise- ning välisosa vahel. Split-tüüpi õhk-vesi soojuspumpade paigaldajal peab olema kindlasti külmatehniku litsents. See litsents annab paigaldajale seadusliku loa freoonitorustiku ühendamiseks ning üleüldiseks freooni käitlemiseks. Meie hinnangul on monoblokk õhk-vesi soojuspumpadel mitmeid eeliseid. Peamine on see, et monoblokid töötavad split-tüüpi masinatest oluliselt vaiksemalt. Mitmetes Kesk-Euroopa piirkondades ei saa split-tüüpi masinaid paigaldadagi, sest need ületavad seaduses sätestatud mürataseme piiri. Monoblokk töötab seest nii vaikselt, et tema tööd ei kuule sa ei suvel ega talvel. Teiseks on monoblokk seadmete aurustid split-tüüpi masinatega võrreldes oluliselt massiivsemad. Nii töötab monoblokk võrdväärsetes tingimustes split-tüüpi masinatest palju efektiivsemalt. Kui sul on lisaküsimusi, saada julgesti e-mail aadressil info@aitnord.ee. Arutame koos!